On teada, et suitsetavate perekondade lapsed on just need, kes on kõige suurema riski all hällisurmade suhtes. Ehk see on siis niisugune imiku vastsündinu ootamatu surm magamise ajal, kus sisuliselt imiku hingamine lõpeb, ta lämbub ja seda seostatakse otseselt suitsetavate vanemate lastega. Kui ma peaks nagu ise lapse saama, siis ma ei tahaks olla suitsetav ema. Mina arvan, et ma jätan juba suitsetamise maha siis, kui ma planeerin seda last. Sellest ei piisa, kui noor otsustab, et ma lõpetan suitsetamise siis, kui ma rasestun ja hakkan last ootama, sellepärast et minu praktikas ja minu patsientide hulgas on olnud näiteid, kus tore noor perekond, kus mõlemad vanemad on suitsetajad, naine saades teada rasedusest ja jäädes ootama last, lõpetab päevapealt suitsetamise, aga raseduse ajal kulgeb küll kõik väga normaalselt, aga kui laps sünnib, siis selle lapse areng on tõsiselt pärsitud ja see laps ei ole aasta vanuseks saades oma eakaaslastega ühte palju arenenud. See on väga suure tõenäosusega tingitud kroonilisest suitsetavast emast enne rasedust. Ma ei suitseta sellepärast, et ma ei taha teha suitsu. Ma ei taha olla kunagi suitsetav ema, aga kui ma olen juba lapsi ilmale toonud, siis on võib-olla liiga hilja selle peale mõelda ja palju raskem sellest loobuda. Kindlasti mõjutab ema suitsetamine last loodet. Koos Taani kolleegidega uurisime mõju jällegi meeste viljakusele ja tulemused olid suhteliselt kohutavad. Sest nendel meestel, kelle emad suitsetasid, nende spermatosoidide arv oli praktiliselt 25% väiksem. Nende meeste munandi maht oli 10% väiksem. See tähendab seda, et nendel meestel on märksa suurem risk viljatuse tekkeks. Ja läbi munandi mahu muutuse mitte ainult viljakus, vaid ka mehe hormoonide tase võib olla, meessugu hormoonide tase võib olla madalam. Seeläbi mõjutab ta kindlasti ka seksuaalsust ja üldist elujõudu. Mina ei suitseta sellepärast, et see tekitab erinevaid haigusi, näiteks kopsuvähki. Suitsetamine ja inimese tervis on väga tihedalt seotud. Tänapäeval on geneetika jõudnud oma uuringu tulemustes nii kaugele, et on teada, et meie kõikide organismis on olemas geneetiline kood vähitekkeks. Ja miks need vähitekkeks olulised geenid aktiveeruvad ja millistes olukordades, ka selle kohta on juba teadus andnud palju vastuseid. Ja on kindlalt teada, et väga suur roll selles vähitekkes organismis on just nimelt eluviisil ja kõikidel erinevatel kaasfaktoritel, nagu näiteks stress ja teised haigused. Eluviis mõjutab tervist peaaegu 80% ja siin on väga oluline teada, et näiteks suitsetamine, mis tekitab väga tõsise kroonilise mürgistusseisundi organismis, on üks väga oluline käivitaja nendele vähirakkudele ja siin ei räägita mitte ainult kopsuvähist, ka väga paljude teiste paikmete vähkidest, mille puhul on väga oluline roll aastaid või aastakümneid kestnud suitsetamisel kui konkreetsel teguril raske haiguse käivitamiseks. Arstina ma ütlen inimesele päris puhtsüdamlikult, parim, mis te saate oma tervise heaks teha, on loobuda suitsetamisest. Reeglina toob inimese arsti juurde ikkagi mingi terviseprobleeme. Ja suitsetada puhul on suitsetamine üks juhtiv tervisehäire tekkepõhjus. Ja siis on ju küllalt loogiline, et me teeme resümee järgmisteks kordadeks, et inimene ei satuks arsti juurde. Et ma nimetan siis nõustamiseks. Ja kui olen äratanud inimeses huvi saada suitsuvabaks või suitsust priiks, siis järgneb juba raviskeemi koostamine, mis siis sobib just nimelt sellele inimesele. Ma ei suitseta, kuna ma arvan, et see on mõttetu raha ja aja raiskamine. Et kui ei ole midagi teha, siis paned jälle suitsu ette ja teed, et samas ma ei näe muud võitu sellest küll mitte. Mis sa arvad, mida sa võidad suitsetamisega? Ei kujuta ette. Ei võidagi just midagi. Et see on lihtsalt ajaviide. Ma arvan, et suitsetaja võidab näruse teadmise sellest, et ta kuulub teatud ühiskondlikku gruppi
ja see ühiskonnagrupp on need, kes kahjustavad oma tervist ja oma tulevikku väga tõsiselt ise. Need inimesed, kes arvavad, et investeering tulevikku on aktsiad või kinnisvara, eksivad väga oluliselt. Investeering tulevikku on hea ja tugev tervis, ilma suitsuta. Kellest sõltub tulevane suitsuvaba Eesti? Ma arvan, et suitsuvaba Eesti sõltub meist igaühest ja iga ühe inimese roll on siin oluline. Need, kes suitsetavad, saavad suitsetamise maha jätta ja need, kes nende kõrval elavad, saavad pidevalt oma suhtumisega ja oma toetava suhtumisega neid abistada. Samamoodi ka teinekord mõjub väga hästi pidev tauniv käitumine. Suitsetajad tuleks kindlasti panna olukorda, kus suitsetamine on väga ebamugav. Suitsetajate vaba Eesti, on see unistus? Ma arvan, et ei ole. Kui Eestis hinnatakse suitsetajate arvuks 300 000, siis on kindlaks tehtud, et 2/3 nendest soovivad vabaneda sellest sõltuvushaigusest, et saame arvuks 200 000. Oma kogemustega ma olen tõestanud, et üks perearst suudab aasta jooksul suitsuvabaks saada 15-18 patsienti. Kui me korrutame selle Eesti perearstide arvuga natukene üle 800, me saamegi Eestis siis teoreetiliselt praegu arvutades suitsuvabaks 15 000 inimest. Ja 10 aasta jooksul on võimalik jõuda nii kõigi inimesteni, kes soovivad sellest vabaneda, et jõuda tõesti vähendada suitsetajate arvu. Jõuame kõigi 150-200 000 inimeseni ja see ei ole muinasjutt.